Tere tulemast, head kuulajad, kuulama Vihuri Agri targatehnika kodusaadet. Minu nimi on Marek Peensalu ja Vihuri Agri targatehnika kodusaade on kuulatav siis YouTube'is, SoundCloud'is ja Vihuri Agri kodulehel ka. Meil on külas täna Olustvere teenindusmaamajanduskooli katsetalu juhataja Riho Kalu. Tere tulemast! Tere tulemast! Ja meil on saates ka Antti Kellner, kes on siis Vihuri Agri järelturujuht. Tere tulemast! Tere! No, meil on saates käinud erinevaid koostööpartnereid ja täna on siis kord jõudnud hariduse kätte, et põllumajanduses tuleb ikka ka järelkasvu ju hoolega kasvatada ja tänapäeva tehnika areneb kiiresti ja põllumajandus niisama tempokalt, et milline on, Riho, üldse tänapäeva nii-öelda see tööjõuturu nõudlus või millist haridust kõige rohkem nõutakse ja kuidas praegu koolid suudavad seda eesmärki nii-öelda täita? Et eks see nõudlus ole nagu erinev ja Olustvere selline deviis on olnud ajast aega nagu tegelikult, et põllult lauale. Ja eks tänasel tööturul firmad, kes täna meiega suhtlevad, seda suhtlust on väga palju. Et eelkõige tahetakse ikkagi üsna palju sellist masinamehi ja sellised valmis produkti, et see kutt, kes tööle läheb, et peaks nagu väga palju oskama, et me tihtipeale ikka siis ettevõtete tuletame ikka meelde, kui te ise nagu tööle läksite, et ega need poisid siis pole päris sellised, et kohe asun asja kallale ja kohe kõike osatakse eks ju teha. Et eks see kool selline, eks me kohandume ja see kool ikka on pigem selline, et suudaksime need kutid nagu ette valmistada nagu oma mõttelaadilt eelkõige, et nad on valmis nagu seda tehnikat, mis neile kätte antakse, ka siis otstarbekalt ka kasutama. Eks see nii öeldakse ka, et iga sepp peab kunagi ju selge olema, et kõik tuleb nii-öelda töökäigus õppida ja kui siin vahest lugedagi neid töökuulutusi ka, siis põllumajandustöötaja peab oskama farmi juhatada, külvata, kombainiga tööd teha, et eks tõenäoliselt see spekter on küllaltki laiem, mida peab oskama teha aga teie koolis saab ju õppida ka näiteks nii-öelda, siis on ju erinevaid suundasi ka, et nii ütleme see mehaniseerimise pool kui ka siis taimekasvatus, ma saan aru. Jah, et me oleme nagu teeme ikkagi klassikalist põllumajandust, on selline mehaniseerimispool, et tehnika pool siis taimekasvatus, loomakasvatus ja finantspool, et oleme jäänud ikka oma sellise klassikalise põllumajanduse juurde, et see on nagu eelkõige, meie tunnetame, et see on nagu, eks on väikseid nüansse ka, kõrvale sellised pisemad detailid, aga miks see klassikaline ikkagi, et kuidas öelda, et ise ka alles eile olime poistega aidas ja vaatame viljakuhja, siis ikka tegemast on mahu äriga, et oleks võimalik ka investeerida ja normaalselt toimetada. Aga milline nendest, ütleme, suundadest siis kõige populaarsem täna Olustvere koolis on või kus te ise näete, et kuhu see areng toimub pigem? Eelkõige need, kes, see on nagu vanast ajast küll jäänud, et meie koolis on nagu taimekasvatus, aga tegelikult on kõik suunad olemas, et aga vanasti räägiti, et Säreveres on siis nagu loomakasvatus, aga tegelikult see päris nii pole, et mõlemad teevad tegelikult sarnast asja siiski, ja mõlemad pooled on tugevad, et need poisid muidugi, kes meil õpivad, mulle tundub, et need on rohkem ikka sellised taimekasvatuspoisid siiski ja tehnika peal nii-öelda. No just, eks tänapäeval on ju oluline ka see, et kui sa põllumajandusega tegeled ja taimekaitse ja taimekasvatusega, siis on ju oluline saada kätte ka vajalikud sertifikaadid ja paberid, et käidelda põllumajandussisendeid ja neid ju niisama teha ei tohi, et ütleme niisugune poti põllumajandus tänapäeval enam ei toimi, et kuskil salaja midagi teha saab, sest taimekaitsevahendeid ei ole ju võimalik isegi osta ilma vastavat sertifikaati või koolitust omamata. Ja siis on lisaks teil ju ka see nii-öelda mehaniseerimise pool, mis puudutab masinaid, et milliseid õppevahendeid või kuidas see katsetalu üldse teil toimib? Me nimetame tegelikult seda õppetaluks, aga meil on siis nii-öelda tehnikamehed ja ütleme iga päev tegelikult, talvisel perioodil on praktikapäevad esimesel, teisel kursel ja me oleme nagu püüdnud ikkagi soetada siis kaasaegset tehnikat, et ajast maha mitte jääda. Ja siis, kui see praktika toimub, siis hakkab nagu aasta peas pihta ikkagi, et alates sellest, et mis asi see masin on, kuidas seda hooldatakse, kuidas sellega sõidetakse ja peab olema ikkagi suhteliselt täna see tehnika, mida me siis ikkagi õpetame. Kuid peab olema, ütleme, tehniliselt intelligentne, ma ütleksin, et kui me teda õpetame neid poisse, siis see ei ole selline hurraa värk, et tulen ja
panen ekraanile rusikaga või kuvaldaga, et peab töötama, vaid peab olema hea silmavaade ja hea mõttelaad. Ja, et ega selle vanakooli koputamisega enam tänapäeva masinat ju korda ei tee või tööle ei pane ka, seda me näeme ise ka, et palju peab ju koolitama operaatoreid ja kõik see asi käib ju suuresti väga kõrgtehnoloogiliste arvutite ja selliste pardakompuuterite abil, et kas te teete ka sellist nii-öelda eeltööd või kuivtrenni, et ma tean, et meil peaks olema üks simulaator seal, et kui palju te selliseid asju kasutate? Jaa, meil on lausa 2 simulaatorit, et üks on selline rekka- ja traktorisõidu simulaator ja teine on siis John Deere'i kombaini simulaator, et noh, ja on see veel see, et ingliskeelne ka, et tegelikult see nõuab ka seda, nii nagu ma enne ütlesin, seda intelligentset tehnikameest, et tegelikult peaks natukene aru saama ka sellest ingliskeelest, et millega siis kokku puutuvad ja seal saab teha siis ka erinevaid ülesandeid panna, et ja see on üsna populaarne siiski see simulaator ja lisaks on ta populaarne ka külaliste hulgas, et kes meil külla tulevad, et siis me alati seda võimalust pakume, et Okei, aga me oleme rääkinud praegu nendest, nagu sina ütled, kuttidest, kes tulevad sealt keskkoolipingist või põhikoolist, aga räägime natuke ka täiendkoolitustest, et kui populaarsed need tänapäeval on, et need inimesed, kes tunnevad, et võiks endale natukene seda põllumajanduspoolt selgemaks teha hiljem, pärast kooli lõppe. Tegelikult on see üsna populaarne praegust, on see 4. ja 5. tase põllumaas nüüd nii-öelda täiskasvanud, et seal on seinast seina, seal on selliseid 25-aastaseid kuni siis 60-aastaseid õppijaid, kes täna õpivad. Ja ma isegi ei tea, kuidas see nii populaarseks on läinud, et õpivad ju tegelikult 1 aasta ja see tehnika pool ja et nad tulevad, et on seinast seinad, kuna mulle tundub, et inimesed hakkavad äkki sellest nõndavat linnaelust natuke ära tüdinema ja selline toidu tootmine on muutunud ikkagi väga strateegiliseks ja väga paljud tundub mulle, et tahavad nagu suunduda oma maakohtadesse, kes siis, kellel võib-olla isa on toimetanud ja siis perepoeg on kuskil linnas hoopis tööl olnud, aga võib-olla isa hakkab teatud vanusesse jõudnud, tuleb põlvkondade vahetus ja tunnetab seda, et peaks midagi siis sellest põllumajast ka ikkagi teadma. Ja aga kuidas see üldse on, et kui selle Olustvere ära lõpetad, et kuidas sina nagu näed, et kuidas on nende inimeste siirdumine tööjõuturule, et kui lihtne on sealt edasi leida endal töökohta, et me tihtipeale kuuleme, et ülikoolidest inimesed lõpetavad ära küll, aga selle haridusega ei ole väga palju teha, et ei ole sul kohta, kuhu selle haridusega minna. On erinev, mina vaidlen vastu, et tegelikult ma ju tegelikult igapäevaselt ju põllumeestega suhtlen, kuna ma tunnen üsna palju põllumehi, me oleme sellel turul olnud, ise olen juba 30 aastat olnud ja on väga nii head kontaktid, ütleme, igapäevaselt ja ma ei oska selle põllumajandusülikooli kohta öelda, aga need poisid, kes Olustas õpivad, et täna lõpetas 35 kutti, eelmine nädal õigemini ja põhimõtteliselt on kõik võimalik rakendada, kui te tahate otsida oma töökohta kas või kooli poolt, siis see pole mingi probleem, me leiame tegelikult kohad, aga tegelikult on kõik kutid rakendatud ja põllumehed helistavad, et aina otsi talle hea poiss, alles eelmine nädal paar ettevõtet helistas, kõik on juba töös. Et see pole mingi teema ja me teeme ikka tagantjärgi uuringud ka, et palju need poistes, kes on lõpetanud kooli, siis see protsent on kuskil, kes põllumajandus töötavad, on 60. Eks ta sõltub erinevatest asjadest, see põllumajandus nii-öelda töötamine, et vahetatakse ka firmasid, otsitakse paremat keskkonda, paremat palka ja ma arvan, et on selline teatud liikumine siis põllumajandusettevõtete vahel, et mis on ikkagi seotud selle samaga, et kuidas on töötingimused ja kuidas on suhtumine ja eelkõige ikkagi sellest sõltub see põllumajandusse minek, et see palganumber on ikkagi oluline. Aga kas te olete teinud ka nii-öelda sükast statistikat, et põllumajandus on eks ju suur valdkond, aga kui paljud neist siis otseselt suunduvad, ütleme, põllumajandustootmisse või teraviljakasvatusse ja kas on ka palju liikumist siis, ütleme, tehnikamüüjate poole, kes seal hakkavad müügiga tegelema või siis hooldusega, et kas te olete sellist asja ka kaardistanud? Väga päris niimoodi pole kaardistanud, aga on ka Vihuri-Agris on Olustvere poiss, et ja seda liikumist on, et üsna palju siiski minnakse tootmise poole peale rohkem ja on ka müügi poole peal. On Olustvere poiss
õppis Põllumajandusülikoolis näiteks praegust õpib ühel kursusel, kui ma nüüd ei eksi, 4 poissi ja noh, mõni liigub põllumajandusse, mõni läheb müüki ja on erinevaid. Kas tullakse ka niiviisi, et inimene käib näiteks seal ülikoolis ära ja siis tunneb, et ta tahaks seda nagu praktilist poolt natuke rohkem ja siis tuleb ringiga hoopis kutsehariduse juurde ja tahab sealt natuke rohkem infot saada? Jaa, see on, kõrgharidusega õppijaid on täitsa palju. Ükskõik, ta ei pruugi ollagi põllumajandusvaldkonnas, aga võib olla ka põllumajandust õppinud ja tuleb Olustverre õppima ja see praktiline asi on nagu oluline, et võib-olla selline, kuna miks me seda õppetalu tegime, et on üks asi see, et meil oleks ise kogu aeg käsi nii-öelda praktika küljes kinni, et me ei tee seda õpiku järgi, vaid me oleme igapäevaselt kõikide nõudmistega, mis sellega kaasnevad ja edasi, müükidega, mis on seotud, et me saame tegelikult ju jagada seda infot, igapäevast põllumajanduse infot, mis turul toimub tegelikult ja mis olukord põllumajanduses on, et ei ole selline ainult raamatutarkus. Minu meelest see on väga hea, mis Riho just välja tõi, et see ei ole selline nii-öelda aabitsast õpitud põllumajandus. Minu meelest isegi ei ole päris võimalik, et sa võid ju lugeda sõna-sõnalt kõike, aga põllumajandus paratamatult on maailma kõige mastaapsem töö ja sõltub palju ilmast ja on ka väga suur meeskonnatöö, et seal lihtsalt ei ole võimalik puhtfüüsiliselt kõiki asju nii-öelda raamatu järgi teha, peab olema alati selline paindlikkus ja võimalus teha midagi teistmoodi, et see on minu meelest väga, väga kõva sõna ühe kooli puhul, kus inimesed saavadki nii-öelda selle reaalse päriselu kogemuse, kuidas asju teha. Ja mul üks asi, Riho, mitu korda kasutasid sõna, et kutid või poisid, et see on nüüd, ega see põllumajandus nüüd nii meestekeskne äri ka ei ole, et satub sinna ka õrnemat sugu ka vahepeale. Ja satub ikka, meil on ka Olustverre poiste põld, et see on tekitanud ka problemaatilise sellise hoiaku, et tegelikult on see Olustverre poiste põllu siltide vahel on ka tüdrukute nimesid, mõni sõidab vilistele mööda, et kala, mis sul siin toimub, et siin on ju Olustverre poiste põld, aga seal on naiste nimed ka. Aga kõik on sellega leppinud siiski, aga eks see poiste ülekaal on muidugi tuntav siiski, et igal kursusel on ka tüdrukuid, 1, 2, 3 ja need on siis, ütleme selles mõttes, et see on selline kasvatusmoment poistega ikkagi, et alati ütleme, et teate, et teil on nii vähe tüdrukuid, siis te peate neid üli hästi kohtlema, et neid hoida siin. Aga hoitakse siis, jah? Mulle tundub, et hoitakse, jah. Eks see viisakus peab ikka jääma, jah. Kui nüüd tulla nende erialade juurde tagasi, siis mis meid nagu rohkem huvitav on võib-olla see mehaniseerimise pool ja tehnikute pool, eks ju, aga ka müügi pool, et millised on need erialad, mida teie soovitaks õppida, kui nüüd näiteks minna tööle põllumajandustehnikat müüma? Et millised erialad sellega kõige lähemalt nagu kokku puutuvad? Ma arvan siiski, et ka müügimehel on hea müüa, kui tal on sellise masina kogemust ja ta nagu teab, et millest ta nagu räägib, et ja on nagu lihtsam toimetada, et aga see müügimees, Olustverre on ka mõelnud tegelikult, ei taha nagu kohe välja hüpata selle mõttega, aga eks see mõte meil peas mõlkunud küll, et teha eraldi nagu tehnika sellist koolitust ja mis on seotud nagu ka tehnilise teenindusega, et me natukene aeg-ajalt pelgame seda, sest et ega see seltskond, kes põllumajandust õppima tuleb, me lihtsalt tükeldame ära, ega see seltskond suuremaks vast olust ei lähe, et lihtsalt me lööme selle klastri nagu rohkem laiali ja kogu lugu ja võib-olla pigem on, ma isegi arvan, et selline tehnikakoolitus pigem või selline firmade jaoks nagu tehnikameeste koolitus oleks pigem nagu peale keskkooli, et ja pigem nagu täiskasvanud teema, et ja seal koostus siis ette firmadega ise seda nagu läbi viia, et ma arvan, et ma usun isegi, et see tehnikameeste vajadus on ju tegelikult suur, et seda ma tunnen ise ka, et ju küsitakse neid mehi ka ja aga pigem võib-olla seda kui teha, siis ei taha nagu avalikult öelda, kuidas seda küll teha, aga jätame selle siis pärast hetkel ütlemata, kuidas seda nagu teha. Mingi spetsialiteet peab ju koolil olema ka ja tundub kõik see teema väga huvitav, aga teeme siia vahele ühe väikese reklaamipausi ja naaseme peagi tagasi.
nii, tere tulemast tagasi, head kuulajad, kuulama Vihuri Agri targatehnika kodusaadet ja tõesti täna käsitseme siin väga huvitavaid teemasid, et meil on külas Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala ja jätsime siin pooleli teema siis nii-öelda, mis puudutab praktikat ja seda, milliseid erialasid Olustvere koolis õppida, aga mis puudutab nüüd seda mehhaniseerimise poolt, et kuidas teil täna seal õppetalus toimub see, kui masinaid hooldatakse ja kui palju õpilasi kaasatakse ja mismoodi see protsess nii-öelda välja näeb? Ja seda viib hetkel läbi kaks poissi või kaks nii-öelda õpetajat ja noh, põhimõtteliselt hakkab ikka niimoodi pihta, et kõigepealt me ju, kui poisid tulevad, et nad tulevad erinevatest kohtadest, on ju poisse, kes on täitsa nii-öelda, ütleme, kuidas öelda, et mitte pahast öelda poiste kohta, vaid on nullimehed, kellel ei ole väga palju kokkuvudet tehnikaga olnud ja on poisse, kes tulevad võib-olla kuskilt suurest ettevõttest, on juba lapsepõlves praktikal käinud, on erineva taustaga. Aga deviis on väga lihtne meil, et esimene kord, kui kohe kokku saame, esimene lause, no me ei räägi väga pedagoogilist keelt, küll siiski me räägime nagu sellist tööelu keelt, et noh, me võtame selle pedagoogilise keele maha kohe kiiresti, et üks on see, et keegi ei pea ässa panema nii-öelda, see on esimene sõnum, keegi ei tule ässama siia. Kui sa tunned, et su sõber ei oska, siis aitad teda, räägid talle, mida sa pead siis tegema, kuidas seda tehnikat käsitleda ja see toimib tegelikult väga hästi. Ja ta toimib ka näiteks ka praktikatel, ütleme, no alles eile, see toimub selline teineteise aitamine ka sellisel viisil, et no toon lihtsalt sellise näite teile, et kuidas see on nagu ajapikku niimoodi läinud, et kõigepealt me jagame kõik oma telefoninumbrid ja nii edasi. Ja kui eile oli üks poiss, kes pidi tagurdama mul 10-tonnise viljakäruga, millel diisel lukku ei käi, viljakäruga sinna ülesse, ma ise olin parasjagu ära ja siis tegelikult ta tõmbas traati sõbrale, sõber tuli tunnist ära, tagurdas käru ülesse, asi tehtud. Ja nii peabki nagu asi nagu koolis käima, mitte nii, et siis me näitame näpuga või keegi naerab, seda retoorikat me absoluutselt ei luba. Et keegi ei ole teistest nagu, ei tõsta pead, ütleme nii, et ei taha öelda nii, et me kohe paneme piki pead, noh, oma vahel öeldes võime selle sellisel moel küll käsitleda jutumärkides, aga ja noh, niimoodi asjad toimuvad. Et sellisel juhul on tunnis puudumine põhjendatud? Absoluutselt, et see pole mingi teema, et helistati, et peab minema appi, kuid tuleb, aitab ära teha, läheb tund tagasi. Selle praktika koha pealt, et üks pool on see teie seal katsetalus, aga seal on ka osa õppetööst on ka see ettevõtte praktika. Ja kuidas see nagu välja käib, kuidas need ettevõtte valimine käib, kuidas need õpilased need ettevõtted üles leiavad? Ja millal üldse saadetakse praktikale, et kui kaua peab Olustvere koolis enne õppima, kui saab üldse nii-öelda käed külge panna tööle? Ja ütleme, no koolis saab kohe käed külge panna, et no me teeme, kui koolis algab esimene kursusel, siis no midagi pole teha, aga lube pole ja no ei taha öelda, kihutavad, ikka sõidavad traktoritega, paneme ise traktori peale, see on väga suure riskiga seotud ja me kogu aeg teame, et see on riskantne ja no lihtsalt ei saa poistele öelda ka, et tulete kooli ja sorry poisid, et lube pole, et me masinat teile ei anna, me anname kohe masinat kätte tegelikult. Riskime väga kõvasti, kuni sinna maani, et sõidetakse vastu seina ja vastu poste ja nii edasi, et peas, et inimest viga ei saa, see on kõige tähtsam. Aga selline tõsisem praktika hakkab pihta teisel kursusel, hakkab pihta talvise praktikaga, kus nad lähevad loomakasvuspraktika 3 nädalat, siis tuleb kohe ja teisel kursusel nii-öelda mullaharimispraktika, maavalispraktika 3 nädalat, see on külviaeg ja selleks ajaks hetkeks peaksid poistel küll load olema, kõik kindlasti ei ole suutnud selleks ajaks ära teha, aga ja siis on 3. kursusel on pooleaastane või selline 5-kuuline praktika, siis põllumajandusettevõttes päris tootmispraktika ja kuidas need kohad siis kujunevad, me hakkame sellega väga varakult tegelema, et põllumehed ka helistavad, et anna mulle Riks head poissi, head kutti ja see, ma olen öelnud juba, ma arvan, 7-8 aastat või rohkem aastaid tagasi, et kohe, et kui nüüd on kutte rohkem, nüüd hakkate mehed saama poisse, kuramus küll. Kahjuks ei ole niimoodi, need poisid on enamik, kes praksi lähevad tegelikult minu kaudu või ütleme kooli kaudu, otsivad koha võib-olla sellest 40 poisist 3, ülejäänud on juba seotud mingite ettevõtetega ja oma tuttavatega ja need edasi, et ega väga palju seda suunamist teha tegelikult ei saa, et kutid on ikkagi üsna kinni.
ühesõnaga head poisid, nagu sa enne mainisid, et need juba otsitakse, suht varakult leitakse ülesse. Jaa, absoluutselt, et kõik küsivad, et anna mulle hea kutt, et see on, ma tean küll, mis asi on hea kutt, aga neid hea kutte pole minu liigutada enam. Aga kas see pärast, kui see praktikal on käidud, kas siis sealt nagu tuleb see tagasiside ka, kus hinnatakse nagu seda ettevõtet ja siis sina nii-öelda natuke ka uurid, et mida poisid räägivad, et kuidas ühes ettevõttes, kuidas teises oli, et kui edaspidi neid nagu poisse jagada, siis ikka suunata pigem sinna, kus nagu nad saavad teha ja nad nagu näevad ka üht-teist. Jaa, seda me tegelikult reguleerime päris tugevasti siiski, ega see päris nii pole, et mul on 2 kana ja 3 koera. Sinna kutid selliste kohta peale me ikka ei lase minna, et me seda tegelikult sekkume päris jõuliselt siiski. Et me teame ju ettevõtte, kus nad lähevad, ettevõtte tausta ja nii edasi, et me seda ikkagi üsna palju vaatame, et see päris nii ei ole, et ma küll ütlen, et on kõik kinni, aga me tegelikult vaatame üle, mis ettevõtetega tegemist siiski on. Ja mitte, et me läheksime koha peale kontrollima, sellist asja me ei tee, et alati võib külla minna inimestele ja suhelda, aga me vaatame üsna terava pilguga üle, kuhu nad ikkagi tegelikult lähevad. Et need peavad olema sellised, meie mõistes ikkagi aktsepteeritavad ettevõtted. Kas tuleb aeg-ajalt seda ka ette, et poole praktika pealt helistab see poiss, et ütleb, et kuule, et mulle Riho, siin ei ole ikka mitte midagi teha, et teeme nii, et ma vahetan kohta? Jaa, see on sõltuvat aasta käigust. Sellist kohta on, kõigepealt räägime rahulikult läbi, miks sa tahad kohta vahetada, mis su probleem on, kas on suhtlemise probleem või mingi selline omavaheline läbisaame. Need on ja siis ja helistab ka ettevõtja tegelikult, et ütleb, et sorry, Riks, et poiss ei või õigel ajal kohale, et mis teen taga, et ma tahaks ära saata. Looma elu on selline, istuge maha, lepige kokku, otsib teise praktika koha ja saataksegi minema. Ma olen ise ka oma õpetaja, mitte oma õpetajas, kooli õpetajas poisi ära saatnud. Jah, eks selge on see, et põllumajanduses ju peab olema ka see distsipliin ja teinekord peab valmis olema pikkadeks päevadeks ja kella tuleb tunda, et ta on nii hooajaline töö ja kui ütleme, talvel saab pikemalt magada, siis suvel paratamatult see ei ole võimalik ja minu meelest selline distsipliini harjutamine ja nagu sa ennem ka mainisid, et tõmmatakse mehed natukene ühe joone peale, et ei hakka siin ässama kutid. Et see on ka minu meelest väga, väga mõistlik tegumood. Aga Riho, milliseid koostöökohti sina siin praegu tehnikamüüjatega või vihuri meeskonnaga näed, et me oleme selle saanud ju paika selle simulaatori sinna ja tegime siin aastaid tagasi enne suuri koroonapiiranguid ka ju kombaini koolitusi ja taimekaitsepritsi koolitusi, et kas näed siin veel mingisuguseid uusi koostöökohti või millises suunas võiks õpilasi areneda? Jaa, et meil tegelikult selles vallas ju kogemusi aastatega ikka on palju ja need, et vihurimehed Olustades käisid oma tehnika sinna tõid, see oli minu meelest superluks, selle ka poistele väga meeldis tegelikult ja et seal jagati kutid veel gruppideks ja oli erinevad tehnikat kohal toodud, aga mida võiks uuesti ikkagi nagu rohkem rakendada ka vihuri poolt, et on see, et me võime poisid nii-öelda kohale lennutada tööriiete ja toiduga, toome bussiga sinna, kui teil on erinevad kohad olemas ka Eestimaal, erinevad teenuskohad, et need ei ole üldse ühes kohas olema, et jagame poisid gruppideks, tulevad 3 bussiga, 4 bussiga, seal kuskil hoones on 3-4 poissi, kuskil on 5-6 poissi, teie mehed juhendavad, uue tehnika kokkupanek, on see 2-3 päeva, see võiks olla tegelikult täiesti süstemaatiline, kui tuleb uut tehnikat, siis see distsiplineerib koolist välja, teiste inimesega suhtlemine ja selline tehnika kokkupanek ikkagi uue tehnika, kus on värske värv, ma arvan, et see peaks poistele väga peale minema. Anti, kuidas sulle selles valguses tundub, et on sul endal tekkinud siin ideid või milline on meie nii-öelda see praktikantide vajandus või millisesse suunda sina näed, et võiksime meie endale nii-öelda praktikante juurde võtta? Ja meil on tegelikult iga aasta käib, kas päris igasse keskuses, meil on 3 keskust, et kas igasse keskusse jõuab, aga enamus keskuses on ikka mõni 1-2-3 praktikanti ja oleme sealt leidnud tegelikult ka endale väga häid mehi, et see näitab nagu väga hästi, kui ta seal paar nädalat, mõni on lausa mitu kuud seal meie juures, et seal saab nagu väga, väga selge pildi, et mida see mees suudab ja mida see ei suuda, et mõne mehega läheb nagu ruttu, saad aru, et see on see meie mees ja ennem kui see praktika veel jõuab lõpule jõuda, juba ütled, et kuule, et mis sa edasi teed, et meil oleks sulle ühtist pakkuda. Aga jah, nagu sa ütlesid, on ka neid, kellega
kellega võib-olla hea meelega ei jätkaks, et noh, nendega pärast praktika lõppu läheme sõbralikult laiali, et pärast nii kardinaalset otsust, et poole praktika pealt me õnneks ei ole pidanud tegema, et ju meil on ikka Eestimaa ikka parimad pojad siis sattunud võib-olla. Aga jaa, see, mis sa Riho välja pakkusid, et see on tegelikult väga huvitav ja ma arvan, et sükest tulevast põlvkonda koolitada, mina näeksin küll, et kindlasti leiaksime sinna tegevust ja praegu on süke kibe-kiire masinate kokkupanek ja neid muku tuleb ja need erinevate tarnete probleemide pärast on nii mõnedki asjad natukene ka hiljaks jäänud ja kõik ootavad ju oma masinat õigel ajal kohale, et ma arvan, et siin me leiame ühistegevust kindlasti. Ja minu meelest ka üldse väga huvitav teema käsitlus tänases saates ja ma kordan veel kord, et põllumajandus on ja jääb jätkuvalt tõenäoliselt kõige mastaapsemaks tööks maailmas ja kes soovib nii-öelda maailmale või ühiskonnale anda ikkagi mingit lisaväärtust või teha sellist tööd, et sa annad endast ühiskonnale ka midagi, siis minu meelest põllumajandus on kindlasti see koht, kus igaüks, kellel vähegi huvi on, võiks anda enda panuse ja tundub, et Olustvere kool siinkohal on kindlasti üks väga kõva õppeasutus, kus sellise hariduse saab, et siinkohal tõmbame saate otsad kokku, aga mehed, kas teil jääb veel soovida midagi tulevastele õpilastele või praktikantidele? No kuna ma ikka koolis töötan, siis no me ootame ikkagi selliseid eelkõige ikkagi õpilasi, kes põllumajandust õppida tahavad ja kuna ta on nagu eelnevalt öeldud, strateegiline tegevus ja ei saa võrrelda ju metalli või ehitusfirmaga, et täna lõpeb tegevus ära, siis toidu söömine hommikul, kui ärkate, siis kohe tahab suu matsuda ja toitu inimesed ju kohe ja tegelikult ju tahavad igapäevaselt. Ja eks me ootame ikkagi mõtlevaid ja selliseid arukaid poisse, et kes nagu valdavad asja ja kellel on tahet ja on täpsed ja tunnevad kella ja saavad aru, mida nad siis teevad. Ja tegelikult neid samuseid säravsilmseid poisse ootame ka meie endale küll praktikale ja küll ka tööle, et tegelikult valdkond on äge ja tehnika maailma tasemel, et saab näha ja katsuda väga kihvti asju. Just nimelt ja tegelikult mida siin veel ju on võimalik tulevikus ka teha, näiteks et Olustvere kooli õpilasi kutsuda külastama erinevaid tehaseid, et saavad pildi ette ja minu meelest väga selline mitmekesine teema on see põllumajandus ja nagu Riho ennem ütles ka, et need suid on palju, kes iga hommiku tahavad matsumist ja maailmas ju inimeste arv ka pidevalt tõuseb, et see põllumajandus maailmast ei kao mitte kuhugi ja kindlasti julgustan omalt poolt ka inimesi põllumajandusteemat õppima ja sellega tõmbamegi siin tänase saate kokku. Tänan kuulamast ja kohtume peagi. Aitäh! Nägemist! Nägemist!